Austatud linnapea, head koostööpartnerid, kolleegid, külalised. Tervitan teid täna siin märgilise tähendusega päeval, mil asutame uuele koolihoonele nurgakivi. Umbes aasta ja 1 kuu tagasi, mil kuulutasime välja projekteerimishanke, ma ei olenud arvatagi, et aasta pärast me oleme juba jõudnud nii kaugele, et asetame uuele hoonele nurgakivi. Tõepoolest tuleb tunnistada, et oma üritusega me hakkame juba vist, tundub, ehitajale jalgu jääma. Kuu aja pärast vist minu meelest on sarikapidu tulemas. Et vaatamata pandeemiale, mis oluliselt on pärssinud meie elu, on ehitaja ja projekteerijad olnud väga tublid, et ehitus on juba nii kaugele jõudnud, et me täna kõik siin seisame. Et enda poolt tänan selle suure pingutuse eest, et püsite kenasti graafikus, mis on uskumatu minu jaoks. Mul on ka hea meel, tõeliselt hea meel teid näha ja sellel nurgakivi panekul siin olla. Ja minu arust paneme selle nurgakivi täiesti õigel ajal, sest on olnud juhtumid, kus nurgakivi pannakse ära ja edasi nagu ei räägi. Aga praegu on tõesti hea meel ja nagu Janno tegelikult ütles selle sisu ära, kõik on olnud väga tublid. See on saanud sellisesse staadiumi maja ja võimla ja koolimaja ehitus, et nüüd ilmselt ikka sügisel saab valmis ka. Ma soovin, kõigepealt ma tänan teid, et te nii tublid olete olnud. Tubli ehitaja, projekteerija, kõik, kes seda töid on korraldanud, väga hästi on näinud ja ometi on aeg olnud raske, nii et müts maha. Ma võtsin maha juba kiivrid, ma ei hakka praegu võtma, et teie ees ja veel kord suur aitäh teile. Ja midagi tahtsin veel öelda. Seda maja oodatakse väga, võimalt oodatakse, seda on pikka aega oodatud, koolimaja oodatakse, nii et te tegelete väga tänuväärse asjaga, te saate väga suure tunnustuse osaliseks kogu Keila rahva poolt ja soovin teile edu ja põhiline tervist. Kõik head teile. Kuna siin kiitmiseks läks, siis ma võtan siit selle otsa üle ja nagu ikka sellistel projektidel ei hakka see nagu mõte või selline tegevus ehitusega pihta, et siin on nagu eeltööd nagu kõvasti tehtud ja tuleb tunnistada, et ega ausalt siis mäletan, millal see algus nagu pihta sai, kus hakkasime tõsiselt nagu asju nagu ka paberile kirjutama, kuni sinnamaani välja, et projekteerija oli laua taga ja sai siis juba neid ideid siin nagu planeeritud. Et ma tahaks just tänada neid, kes olid siin ettevalmistustöödel abiks ja mõtlesid kaasa siin kooli poolt ja erinevad ametlikud linnavalitsusest, et suur töö on tehtud ja nüüd näeme seda, kuidas see meie idee siis vilja kannab juba nagu ehituse, et suur aitäh teile ja loodan ja tunnustan ehitajat, et kuidagi, ma ei tea, meil ei ole nagu probleeme nagu tulnud, et tavaliselt on nagu linnavalitsusse tulevad need probleemid hästi kiiresti, et ilmselt siis on kõik kuidagi iseenesest nagu läinud ja kõik on hakkama saadud. Suur aitäh! Tere kõigile! Ütleksin MAPRi ehituse poolt ka mõned sõnad, et hea kuulda selliseid kiidusõnasid tellijate poolt, et probleeme ei jõua kuhugi, kõik läheb hästi, kõigil on rõõmus tuju. Ega meil ehitajatel on ka alati palju lihtsam niimoodi ehitada, kui kõik koostööpartnerid teevad koostööd ja mitte keegi ei vea nii-öelda teki enda poole. Et selle koha pealt tänangi kindlasti tellijat, projekteerijaid, omaniku järelevalvet ja kõiki meie koostööpartnereid, aldavõtjaid, ka meie ühispakkujat Magmat, kellega me seda koos teeme. Et tõesti täna võiks juba sarikapidu pidada, sest hoone kõrgeim tipp on saavutatud, madalam hoone osa küll natuke veel ootab järge, aga kindlasti on ka seal meil kohe lõppkõrgus saavutatud ja ise olen täiesti veendunud, et lapsed saavad õigel ajal siia majja sisse ja elu läheb kõigil palju mõnusamaks. Ja üks huvitav fakt, mida siin öeldi, et ega nurgakivi ei tasugi liiga vara panna, et muidu võib asi äkki pooleli jääda. Et meil endal on just Tallinnas Õismäel käigus ühe
spordihoone ehitus, kus nurgakivi pandi circa 4 aastat tagasi, asi seiskus ja kahjuks kõige hullem oli see, et nüüd me tõstsime selle nurgakivi koos vundamendiga välja ja see läks lammutamisele. Et kerkib hoopis teistsugune ja tänapäevasena hoone. Aga minu poolt kõik ja tänan veel kord tellijat ja mõnusat nurgakivi panekut kõigile. Ma kutsuksin siia võib-olla selliseid juba nii-öelda kõnelejaid ka, et äkki me kirjutame siia oma allkirjad ka, et me oleme pannud siia niisuguse tänapäevase situatsiooni, mis maailmas ja Eestis on nagu toimunud, oleme selle siia kirja pannud. Ma arvan, et ma ei hakka seda vist ette lugema, aga siin on nii-öelda, mis siis 2020 ja 2021. aastal siis Eestis ja Keilas on juhtunud, kes on siin need asjaosalised, need on siia välja toodud, kes on ehitaja ja nii edasi ja nii edasi. Et ma kutsuksin siia, tegelikult paneksime paar allkirja ka, et siis jääksime ikkagi tugevalt ajalukku ka, nii et pinnapea, Janna, ehitaja, järelevalve, projekteerija, tulge paneme siia paberile lõppu. Koolidirektor ka, muidugi. Et me mahume siia paljuski ära. Ma panen ka siis. Ise te seda allkirja ilmselt enam ei näe. Ilmselt ei näe, aga ma loodan. Ma ei tahaks näha. Et välja kaevata. Oota, aga millal ma alla kirjutan ikkagi? Ära loe. Kirikutorniga pühi. Ei tulegi lahti. Nii, esmalt läheb siis see dokument, mis me nüüd alla kirjutasime ja paneme selle siia ilusti sisse. Nii nagu tavaks on, siis viimane Keila leht läheb ka ja tänapäevane aksessuaar, mis siis iseloomustab meie seda tänast eluolu, läheb ka siia juurde. Siin on meil, oleme siis selle ka. Aga ma võtaks siit ka midagi välja. Jaa, võtta sealt ka välja. Sina tutvusta seda, mis sul seal sees. Peame selle koos panema. Koos. Lugupeetud linnapea, lugupeetud ehitaja, projekteerija, kui see keskmine ongi siin see koolimaja ja kõik teed tulevad siia sisse ja see kõik on ilus, siis see kindlasti oktoobrikuu päike, kui me selle koolimaja uksest sisse astume, siis ma usun, et see ongi kõige ehtsam ja ilusam moment sellel ajal, kui me siin saame esimesed laste kilked ära kuulata ja esimest korda õpiku lahti võtta. Kas see on siis elektrooniline või tavaline paberiõpik. Töö sünnib ikka lapse mõttes ja see mõte saab lõpuks ka ilusti kenasti siis paberile pandud ja kõik see, mis saab paberile pandud, jääb ka mälusse ja aju töötab siis edasi. Nii et minul on kõikide tulevaste laste nimel, kes siin majas jooksevad ja kilkavad ja kes õpetajad, kes siin oma tööd tegema hakkavad, et nende üle siiras heameel, et see Keila haridus saab uue vahva keskkonna, kus on võimalik panustada kõigil inimestel enda tervisesse, kõigil inimestel käia siin paneme siis selle pildi ka. Jah, oma huvidega tegelemas ja
ja et Keila linnale on üks vääriline märk jälle maha pandud, nii et ma loodan, et kõik see saab olema üks ilmatuma vahva värk, nii et aitäh kõigile, kes sellesse on panustanud ja kes panustavad. No nii. Kaks. Mis just oli? Kõigile kellud. Pane teiselt poolt, pane teiselt poolt. Kus poolt soovid? Sealt poolt, muidu ei ole näha aru. Margus, vaata kaamerasse. Nüüd saavad kõik järjest. Nii, ma võtan siit. Vaadake kaamerasse ka kõik, mida panete seda. Siis maskid ees. Vaata kaamerasse. Sa oled ikka ikka tunned seda tööd. No ikka. Tunnen ka, aga ma See peab kõik sisse ära mahtuma. Tõsta pealt natuke. puudu jääb natuke. Enne tõsta pealt. Vaadake kaamerasse. Vaata kaamerasse. ma ei saa pihta niimoodi sellele muidugi oma Kaamerasse vaatamine palju olulisem kui. Vaata, kuidas. Kelludega on mingit moodi mingi lahend pildi. No, Kelludega on kogu aeg.